Tere päevast, head vaatajad! Minu nimi on Hannes Rumm ja istume siin täna koos Enn Teimaniga Eesti Pangas 25. mail 2022. aastal, et meenutada 30 aastat tagasi toimunud rahareformi. Enn Teiman oli rahareformi toimumise hetkel rahareformi komitee büroo juhataja ja pärast rahareformi järgmised 4 aastat Eesti Panga asepresident. Tere, Enn! Tere! Millal te viimati Eesti Panga majas käisite? Ma käisin muuseumis mingi 2-3 aastat tagasi. Aga siis me käisime siin majas ka natukene. Aga kui me nüüd ajas tagasi läheme, siis millal te esimest korda elus Eesti Panga majja sattusite? Siin oli ju Nõukogude ajal Sotsiaalpank selles majas. Või ei, Nõukogude Liidu Riigipanga Eesti kontor või mis siin oli, aga siin sai mingisuguseid asju küll tehtud, kui sa mingis Nõukogude ettevõttes olid. Et selles majas mul ikka sai käidud, aga selles mõttes Eesti Pank siis ta ju ei olnud. Sest kui mina läksin Eesti Panka tööle, siis pank oli Kentmani tänaval ja hiljem, kui rahareformi tegime, oli Suur Ameerika 1. Ja kuidas teist sai Eesti Panga töötaja? See oli sügis 1991. Taustaks vaatajatele, et Eesti Panga president oli välja vahetatud, esimene Eesti Panga taasiseseisvumisjärgne Eesti Panga president Reino Otsasson oli Ülemnõukogu otsusega kohalt tagandatud, tema asemel oli nimetatud Siim Kallas. Ja kas ma saan aru, et teie olite siis Siim Kallase üks kõige esimene päris oma meeskonna liige Eesti Pangas? No kuidas niimoodi sain, et Siim kutsus. Ja nii ma siis sattusingi Eesti Panka. Et ma ei tea, kas ma olin pärast Siimu teine kuskil 6 aega peale tema asumist pangapresidendi kohale sai minust Eesti Panga valuutaosakonna juhataja. Kui Siim teid üles otsis ja Eesti Panka tööle kutsus, siis kuidas ta seda kutset põhjendas ja mis oli siis teie valiku põhjus, et miks te selle pakkumise vastu võtsite? Mulle pakkus huvi lihtsalt niisuguse ägeda asja tegemine, aga üks põhjendus oli see, et suurem osa maailma pangainimestest ei saa teha riigi rahareformi. See oli tõsine põhjendus. Kas te ise tundsite, et olite nagu sisemelt valmis, et teil oli piisavalt kogemus ja teadmis, et üldse nagu nii suurt asja tegema hakata? Mis teadmisi meil siis ikka oli, et hakkasime niimoodi, kuidas seda nüüd öelda, tegemise käigus õppisime. Ja nii me tegime ja kui ma olen lugenud tagantjärgi vanu ajalehti ja raamatutest mälestusi sellest ajast, siis Eesti Panga tegevuse suhtes kuni 91. aasta sügiseni oldi üsna kriitilised. Et olid kriitilised panga nõukogu liikmed, olid Ülemnõukogu enamus, oli ka valitsuse liikmed üsna kriitilised, kui Siim Kallase teie ja teie meeskond Eesti Panga üle võttis, et kuidas te seda olukorda kirjeldate? Tuli lihtsalt tegutsema hakata ja eks alati on kritiseerijaid, alati on neid, kes tahaksid, et oleks midagi teistmoodi, aga meie lihtsalt Siim Kallase juhtimisel tegime nii, nagu me tegime ja siin me oleme täna. Kes seal meeskonnas veel olid? Seal oli, ma vaatasin oma märkmeid, kuskil pidevalt osales koosolekutel, kus me arutasime erinevaid rahareformi korraldamise ja sisulisi probleeme ja võtsime vastu mingist otsuseid, et need siis pärast komitee dekreetideks vormistada või panganõukogu otsusteks, siis nagu 12-15 inimest oli ainult neid, aga mul nagu see nimekiri nagu peas küll ei ole. Aga juhtis kogu seda protsessi Siim Kallas, seal oli Vahur Kraft, Urmas Kaju, Andres Sutt ja tuntud nimed täna ju veel ikka ja... Kuidas te omavahel ülesanded ära jagasite, et tol ajal oli kombeks, et väga ranget ju formaalset süsteemi kusagil ei olnud ja ei saanudki olla, et kuidas te siis rahareformi tegemisel omavahel seal meeskonna sees rollid ära jagasite? Me lihtsalt otsustasime, et nüüd me teeme, sellel koosolekul sai otsustatud, et sinu peale jääb see, sinu peale jääb see, sinu peale jääb see, tegid ära mingid projektid, tulid need projektid sinna büroosse kokku ja seal me siis nagu vormistasime need lihtsalt kenasti ära ja siis said allkirjad alla ja need läksid sedasi hakkasid oma elu elama. Ega siin niimoodi olnud, et siin kohe ette plaanime ära. Me väga palju asju ei teadnud ju enne mingisuguse korraldusliku koosoleku
algust veel, mida me peame üldse, mis dokumendi me täna lõpuks vastu võtame. Koosoleku käigus selgus mingid niisugused eeskirjad, teised eeskirjad, kolmandad eeskirjad, näiteks kuidas raha vahetada või kuidas piletid, mis lähevad rublatsooni rongiga, bussiga, mis nendest saab üks niisugune. Küsimusi oli palju. Kuidas see tehniline pool, rahareformi tehniline pool üldse välja nägi, et te mainisite rongi- ja bussipileteid, mis läksid mujale SRÜ-sse, see oli väiksem poole. Millised need tehnilised väljakutsed veel olid? No tähendab, suur ja tähtis asi oli ju sularaha vahetamine, sest meil tuli need rublad nagu vahetada kroonide vastu. Mingil hetkel olid siin ka mõtted, et jätame rublad mitte paralleelselt käibele, vaid lihtsalt inimestele kätte jagame pearaha, aga see mõte laideti maha ja jäi siis ikkagi see rahavahetus ülesse. Ja kogu see protseduur nägi siis nii välja, et me võtsime aluseks valimiste korraldamise põhimõtte, et meil on üleriigiline komisjon, ehk see oli siis nagu rahareformi komitee büroo ja rahareformi komitee, ja siis olid piirkondlikud komisjonid, rahavahetuse komisjonid, mis oli maakonna ja linna tasemel. Tallinnas oli eraldi, Tartus maakond, linn, ja niimoodi olid need olid siis niisugused piirkondlikud rahareformi komisjonid ja need moodustasid siis rahavahetuspunktid ja olid ka niimoodi nende piirkondlike komisjonide juurde või alla olid siis tekitati baaspangad, need olid üle Eesti, kuhu siis veeti juba varem kroonid laiali ja siis moodustatigi need rahavahetuspunktid, kus hakkas tööle hulka inimesi. Enne seda oli vaja ka teha selgeks, et kellele me üldse raha vahetame, siis sai tehtud niisugused nimekirjad, kellele raha vahetada, ehk siis olid need residendid, alalised elamisloaga inimesed ja niisugused. Et kuidas neid nagu seda nimekirja moodustada, siis õnneks Nõukogude Liidus oli registreerimiskohustus, sisseregistreerimiskohustus, siis sai need andmed nagu aluseks võetud, need nimekirjad olid ju olemas, sai need aluseks võetud, aga et siis ikkagi olla kindel, et õiged inimesed see raha vahetada saavad, siis sai mingi aeg antud ette, et kõik, kes tahtsid raha vahetada, pidid rahavahetuspunktides kontrollima oma nime seal nimekirjas. Ja kõik käisid seal ära. Sinna juurde tekkis veel, et seal punktis veel rahvastikuregistri alus pandi ka, seal korraldati korraga, kontrolliti kahte nimekirja nii-öelda. Üks oli siis rahavahetajate nimekirja, teine kõrvaltoas või kuskil teise laua taga oli rahvastikuregistri alus. Nii et sealt tekkis rahvastikuregistri ja olid rahavahetajate nimekirjad ja see töö sai valmis 20. maiks. Ja siis olid nimekirjad kontrollitud, siis oli see lukku löödud, jäi siis oodata, siis ei olnud ju veel välja hõigatud seda, mis kuupäeval just see asi toimub. Ma küsin korra nooremat ajaloohuviliste jaoks, et te mainisite, et rahareformi vahetus läbiviimises osales üle 16 000 inimesed. Kuidas on see võimalik selline masinavärk tööle panna olukorras, kus ei ole internetti ja ei ole mobiiltelefone? Aga nii, ta töötas imeliselt hästi ja ma arvan, kogu selle nagu sisuline põhjus või inimestes oli suur soov vahetada mitte Nõukogude rubla, vaid kõik kutsusid teda Vene rublaks juba, Vene rubla oma raha vastu. Ja see oma raha saamine oli nii suur soov, et rahavahetuspunktide komplekteerimisel, ütleme, maakondlikud ja piirkondlikud komisjonid, need läksid nagu ametite järgi, seal olid maavanem, rahandusosakonna juhatajad ja need, eks. Aga rahavahetuspunkti töötajad või need, kes vahetasid, need valimiste aeg olid ju ka käinud need inimesed. Need suhteliselt samad inimesed, nad läksid istusid laua taha ja vahetasid raha ja nad tõesti tahtsid seda teha. 16 500 inimest 3 päeva jooksul vahetas välja 1,4 inimese rahad, sularahana.
see oli jah, 1,4 miljonit inimest oli tohutu hulk, et tänapäeval ju Eestis ei olegi nii palju. Ei, see oli suurem, mul on isegi endal vist isegi siin mapi vahelt isegi krooni ja rubla täpsusega ja ühe inimese täpsusega need numbrid on üks tabel, niisugune hästi suur tabel. Aga no valimiskomisjoni tööl ja raha vahetamisel on selles mõttes siiski oluline erinevus, et juba turvalisuse mõttes raha vahetamine on seotud palju suurema riskiga, et te mainisite, et te tegite läbi ka ühe sellise, mängisite läbi ühe rahavahetuspunkti, et rääkige palun, kus te seda tegite ja kuidas see läks? Meil oli siin aasta alguses või oli niisugune suht lihtsameelne arvamus, et me vahetame need rahad ühe päevaga ära. Aga siis me otsustasime avada oma rahavahetuspunkti kuskil mingis X kohas, kus me siis võtsime Eesti Pangast kroonid, võtsime rublad, meil oli neid tol ajal nagu mõlemaid ja uued kroonid, vanad rublad, läksime sinna punkti, avasime. Seal olid meil küll suhteliselt pangast kaasa võetud professionaalsed kassapidajad. Et me tegime need läbi, terve päeva me eksperimenteerisime seal, et kui palju see protsess aega võtab ja selgus, et 70% kogu rahavahetuse ajast võtab rublade lugemine. Et selles mõttes, ja see oli pikk aeg ja eks inimesed, me võtsime siit nagu professionaalsete kassapidajate kiiruse, siis natukene nagu tegime selle asja nagu pikemaks, et jõuaksid kõik, sest need inimesed, eks neid raamatupidajaid ja võib-olla ka kassapidajaid oli rahavahetuspunktides, mõni sai kiiremini, mõni aeglasemalt, aga inimene õpib ju ruttu ja kui sa istud seal laua taga, kodus loed ju ka raha ja poes loed raha, ega siis raha lugemine ei ole mingisugune väga suur kunst selles mõttes, aga see sama tahtmine ja tahtmine just on põhiline ikka. Te mainisite, et sularaha oli tegelikult Eestis juba aegsasti olemas ja tollal ka tegelikult ajakirjandus raporteeris iga kord, kui Eesti Panka jälle saabusid veokid välismaalt, mida hoolega turvati, et kuidas te turvaprobleeme lahendasite? Sellega on nüüd niisugune lugu, et ma arvan, et see võis olla 6. aprill 92, kuskil sinna kanti igal juhul. Tuli Tallinna sadamas laeva pealt maha 3 parempoolse rooliga rekkat, hästi suured vagunid, autod ja sõitsid tulede ja viledega läbi linna. Kuskile sõitsid. Meil oli, Eesti Pangal oli Lasnamäel, oli Suur-Sõjamäe tänaval oli inkassatsiooni osakonna rahahoidla, niisugune betoon, ütleme angaar. Ja need veeti kõik sinna. Põhjus selles, et siia hoovi tol ajal need rekkad ei saanud Sakala tänavalt sisse pöörata lihtsalt. Tänav oli seda ühte autot täis. Aga neid imelikke autosid ei pannud ükski ajakirjanik tähele. Ja me vedasime väikeste rahaveoautodega, mis meil olid endal olemas, vedasime Lasnamäelt või sealt Suur-Sõjamäelt, need kõik siia hoovi panime ära ja kui viimane auto sõitis hoovi, siis keegi ajakirjanikust küsis, et kas te kroonid tulid või see, et tulid ja et niimoodi läks kuidagi. Ja 3 koormaga mahtusid? 3 või 4 või 3 vist või oli ikka 3-4 suurt autot, ega seda ju ei olegi nii vähe ju. Kui palju inimesi siis turvameeskonnas oli, sest meenutan jällegi, et 92. aastal oli kuritegevuse tase Eestis täiesti pöörane, et iga päev tapeti mitu inimest, rööviti, mõrvati. Politsei oli turvas, siis ei olnud, natuke hiljem tuli vist ka komando meile appi ja meil oli ka juba Eesti Panka oli komplekteeritud juba täiesti arvestatav turvaosakonna juhataja oli Marko Tibar, kes nagu tundis asja väga hästi ja organiseeris selle kõik seal kenasti ära, nii et selles mõttes ei olnudki jah, et hiljem juba mingi järgmise korraga juba tiirutasid siin helikopterid panga kohal ja K-komando oli siin kõikide hoonete katusel. Kuidas läks sularahavedu Eesti Pangast edasi nüüd juba rahavahetuspunktidesse? Eesti Pangast baaspankadesse veeti ennem juba ära. Need olid baaspankade hoidlates ja laiali hakati vedama. Rahavahetuspunktid avati kell 8, kella 4 hakati
baaspankadest välja vedama rahavahetuspunktidesse. Ilus hommik oli, nagu täna, päike paistis, hästi soe oli. Ma sõitsin siin Tallinnas ja siin ümbruses ringi sel ajal just nende kord siis baaspanga juures ja siis rahavahetuspunkti juures ja ma nägin, kuidas siis seda raha laaditi autosse ja autost selle sinna rahavahetuspunkti ja see oli juba ülev tunne, kui sa näed, kuidas musklites mehed laadisid rahakotte. Rahad olid niisuguses pruunides kottides. Neid ma vaatasin sealt protokolli või märkmetest, et neid oli 1000 kotte vaja ja need olid vaja plommida ja mismoodi neid kõik sai läbi arutatud enne koosolekutel. Nii et ühe plommini välja, nii et kõik oli paika pandud. No, üks asi, mis oli eriti viimasel nädalal ja viimastel päevadel enne rahareformi 92. aastal oli siis see, et teenindusasutused ja kauplejad lihtsalt ei pannud enam kaupa müüki, sest et nad ei tahtnud mitte riknevaid asju rubladest müüa, kuna rublad kaotsid kiiresti väärtust, oli teada, et kohe-kohe tuleb rahareform ja inimestel tegelikult ei olnudki oma rubladega midagi teha. Aga samal ajal oli väga palju umbusklikke inimesi siis ka, kes väitsid, et, et kuidas see nüüd saab olema, et kui oma kroon tuleb, et siis kohe tulevad ka kaubad müüki, mida siiamaani pole kusagilt saada. Et kuidas teie seda kogesite, kui te rahareformi järgsel hommikul Tallinnas ringi sõitsite? No tegelikult ju see dekreet number 30 avalikustati 17. juunil juba, nii et see oli kõik teada. Et kell 4.20 siis hakkab kehtima ainsa maksevahendina Eesti Vabariigis Eesti kroon. Ja eks siis kaupmehed jagasid seda. Kaupmehed, ma arvan, ikka uskusid ja usaldasid juba ette seda krooni. Tulen korra tagasi ühe väikese pisiasja juurde. Te mainisite, et te arutasite ka pearaha maksmise võimalust. Et kirjeldage palun, mis variant see oli? Variant, et jagatakse mingisugune summa igale üksikisikule välja. Kõik. Ja rublad jätakse neid? Jah, aga see oli lihtsalt õhus mingisugune mõte. Eks neid mõtteid oli igasuguseid ju, et kuni ei tea, mis see, nii et millal teha veel, millal teha, see tekkis ikka kuskil üsna varakult, et ma ei mäleta, mis kuupäeval või millal see oli, aga ühel koosolekul siis jällegi ma tean, et see oli Siim Kallas, kes ütles, et on niisugune ettepanek, et on läbi mõeldud, eks mingid ajutrustid ju töötasid, et on läbi mõeldud see, et selle võiks teha 20. juuni ja kell 4 hommikul hakkaks see kehtima. No ja selle nimel siis töötasimegi edasi, selle kellaaja ja kuupäeva. Aga kui tulla tagasi veel sügisesse 91, kui te Siim Kallase meeskonnaga alustasite, siis oli ju väga raske, kui selge või ebaselge siis oli, millal rahareform umbes võiks toimuda, sest taustaks oli ju see, et NSV Liit lagunes kiires tempos 91. aasta sügisel, Eesti oli taastanud oma iseseisvuse, see poliitilisi ja majanduslikke muutujaid oli tohutult palju, et kuidas te siis seda ajastust hakkasite sügisel 91 rihtima, et mis see selline esimene indikatsioon oli, sest ka vanu pabereid vaadates seal oli ju ka kirjas, et üks variant oli see, et rahareform tuleb ära teha hiljemalt 94. aasta sügiseks vist, mis oli hoopis hilisem tähtaeg. Ja oli igasuguseid variante. Oli neid, et lükkame edasi, jätame koos rubla ja krooni käibele oli IMF-i poolt tuli, et kohe läheb, Vene majandus läheb väga heaks ja kõik on teil seal rublatsoonis väga hea olla ja ma mäletan, mingi maikuu koosolek oli, kus IMF esindajad ütlesid, et äkki lükkaks ikka sügise peale või kuhugi edasi veel. Nii et niisugust mõtlemist oli siin ja seal ja olid igasuguseid arvamusi. Ka meie tolleaegne ülemnõukogu liikmed arvasid, et võiks teha teisiti, võiks lükata edasi, aga peale seda, kui meil oli juba kroon käibel, ütlesid, et samad mehed ennustasid krooni nõrgenemist ja et kroon ei ole septembrikuun on juba see päev, kus meil krooniga on nagu kõik. Et ma ei hakka nimesid, mul ei ole kõik meeles ja pole mõtet neid nagu autasustada nende mõtete eest, aga nad arvasid üsna paljud, et ega sellest kroonist asja ei saa, aga sai. Kuidas olid toonased Eesti Panga suhted teiste võimuinstitutsioonidega, et Savisaare valitsuse suhted Eesti Pangaga olid väga pingelised, siis kaotasid võimu nii Savisaar peaministrina, tuli Tiit Vähi, ülemnõukogus hakkasid jõujooned muutuma, Siim Kallas oli Eesti Panga uus juht, et kuidas uus selline poliitiline jõudude vahekord oli Eesti Pank, valitsus ja ülemnõukogu?
Eesti Pank ja valitsus oli, tõsiseks läks ju selle rahareformi otsuste tegemisel alles siis, kui peaministriks sai Tiit Vähi ja tema ameti järgi ka rahareformi komitee esimees nagu peaministrina. Ja meil olid väga töised ja väga head suhted, sest et Tiit Vähi minu meelest ja mitte ainult, vaid usaldas täielikult seda Eesti Panka nende igasuguste otsuste tegemisel. Et ma mäletan, et ma ju büroo juhatajana pidin aeg-ajalt komitee esimehe allkirja saama dekreetidele ja dokumentidele. Ja siis läks vahest ka jutuks ja ta ütles, et okei, kui teie olete ära teinud, siis ma usaldan teid, kirjutas all. Et küsis muidugi üle igast asju, et mis see on ja mis see on. Ja ütles, et väga hea. See ametikoht iseenesest on selline põnev, et rahareformi komitee büroo juhataja, et kas see oli selline ühekordne ametikoht või oli see selline ametikoht, mida saab võrrelda mõne praeguse ametikohaga Eesti Pangas, et kas ta oli siis praegune asepresident või kuidas seda kohta kirjeldada? Ei, ta oli ikka täiesti niisugune unikaalne minu meelest, nagu unikaalne on ka rahareformi komitee. Rahareformi komitee, kellel olid ju väga kõrged volitused. Teha iga lõpptulemusena ju rahareformi komitee võttis vastu ka 3 seadust maksude ja nende maksude kohta. Nii et rahareformi komiteel oli väga, väga suur otsustamisõigus, kuid samal ajal otsustada võida ka 3 dokumente ei tee. 3 dokumenti ringlust ei korralda, 3 rahavahetust ei korralda. Selleks oligi vaja ühte täidesaatvat üksust. Ja see täidesaatev üksus oligi see büroo siis. Lihtsalt korraldav büroo. Mis olid sellised riskantsemad hetked, kui tundus, et midagi võib päris halvasti minna või ussi minna rahareformi tegemisel? Ma niisugust ei mäletagi. Minu meelest kõik läks nagu eks alati oli ka neid asju, et midagi võib ju alati teisiti teha, pärast tagantjärele võib midagi mõelda, et oleks võinud teisiti teha, aga kokkuvõttes läks kõik väga hästi ja väga, väga korrektselt, et me nagu ei kartnud ka, et midagi läheb nii-öelda tuksi, sellepärast, et kõik sai tehtud, me tegime kõik oma südametunnistuse ja kõige parema äranägemise järgi ja nii meil see asigi õnnestus, et ega praegu oleks raske nagu võib-olla nii innukalt paljusid asju teha või kus sa praegu 16 000 inimest rahavahetuspunkti leiad, et ma arvan, et ja see oli niisugune natukene ka niimoodi, et ega seal väga palju vabatahtlikult otsustada ei saanud, et kui büroolt ja komiteelt ja büroolt tulid mingisugused otsused, need olid ju vastu vaidlematuks täitmiseks, et need 16 000 inimest ei saanud ju öelda, et ma teeks midagi teisiti. Et selles mõttes nii ainult saabki niisuguseid suuri asju teha ja muuseas enne oli jutt sellest, et kuritegevus oli 92. aastal suur. 3 rahavahetuse päeva jooksul ei toimunud ühtegi kuritegu, raporteeris politsei. Aga küsin ka sellist asja, et Eesti krooni tulek tähendas ju seda, et Eesti lõpetab kasutamast Lenini pildiga Nõukogude rublasid. Selleks ajaks oli juba Nõukogude Liidu keskpank sisuliselt lagunenud, oli andnud üle oma volitused Venemaa keskpangale. Kuidas olid teie suhted Venemaa keskpanga? Kui palju te nendest sõltusite, kui palju te nendega asju arutasite, milline see läbimine oli? Ega me ei arutanud, need ei sõltunud ju, sest meie oma kroon ei sõltunud ju absoluutselt Venemaa keskpangast. Ja Vene rublad või Nõukogude rublad, mis olid käibel, olid ju siin Eestis käibel, need olid Eesti rahva raha ju, need rublad ju. Eesti rahvas oli tööd teinud, kaupu müünud, ostnud, need olid selle piirkonna rahad, et et nad siin ajasid tagapärast, et andke ära ja mida iganes, et seda me arutasime, aga me tol ajal, kui me ette valmistasime rahareformi, siis me seda nüüd väga, väga pikalt ei arutanud, sest meil oli tähtis, et saaksime oma krooni kenasti käibele. Aga kes olid olulisemad läänepoolsed partnerid, kellega te suhtlesite rahareformi ettevalmistas, et oli ju ka oluline, et selline poliitiline ja finantsiline tugi tuleks ka lääne poolt? Eks Rahvusvaheline Valuutafond oli meil siin lõpus ju pidevalt kohal, nende esindus. Eks me siin suhtlesime ikka aeg-ajalt Soome pangaga, siis me käisime ju mai alguses Saksamaal Bundespangas, Siim Kallas, Kalev Kukk ja mina.
ja siis me rääkisime seal, et tahaks nagu siduda Saksa margaga Eesti krooni. No umbes niimoodi viisaka inimesena käisime küsimas, et kas teil ei ole selle vastu midagi, olete sellega nõus ja siis tema ütles, et muidugi me oleme väga õnnelikud, et valisite just Saksa marga ja rohkem polnudki midagi, et ega tegelikult ju saad ju alati nagu siduda ükskõik millise aluse sa võtad, et selles mõttes, aga see läks ka hästi, nii et aga eks me ikka tegime ikka oma pead ja muidugi meil olid siin need inimesed, kes meid konsulteerisid ja õpetasid siit. Hardo Hanson tõi oma professorist sõbra siia meil appi, kes ütles, et jaa, miks mitte. Tore on, kui tuleb keegi kõrvalt ja sul on mingi mõte ja teised noogutavad, et jah, miks mitte. Aga sa kohe saad ju edasi minna, et küsin ka sellistesse, et loogiline olnuks teil veel kas oma midagi õppida või arutada või kuidagi ajastada oma käitumist Läti ja Leeduga, sest kogu taasiseseisvumise ajal, see oli pikki aastaid ju Eesti, Läti ja Leedu omavahel kuidagi enam-vähem proovisid sama rütmi hoida poliitilistes ja majanduslikes arengutes. Kuidas te suhtusite sellesse, kuidas Läti ja Leedu oma raha tulekuks valmistusid ja te kasutasid ka sellist vaheraha? Nendel leedukatel oli mingi taloonased seal, aga Lätist ma ei mäletagi, mis neil oli, kas neil oli või olnud. Aga ega meil väga palju polnud aega neid jälgida seal, et eks me kõik siin kolmekesti ajasime oma asja. Meie saime esimesena valmis. Ja varsti peale seda siis tulid need teised järgi. Ma tean, ma käisin mingisugusel konverentsil Helsingis Põhjamaade nõukogu mingi niisugune üritus oli, kus olid lätlased ja leedulased kutsutud, aga see oli sügisel ja seal teema oli, kuidas minna üle oma rahale, aga me juba seda õpetust põhimõtteliselt ei vajanud, aga tore üritus ikka. Kuidas see rahvusvaheliselt vastu võeti, et Eesti läks üle oma rahale? Te mainisite, et paljud Eesti poliitikud olid üsna skeptilised ja arvasid, et oma raha ei kesta kaua. Kuidas see rahvusvaheliselt, tol hetkel oli ju Eesti riigina täiesti tundmatu, kõige väiksem endise NSV Liidu osa, majandus oli kehvakene. Eks siiamaani ju paljud ei tea, kus Eesti on ja mis ta on. Eks siis need, kes teadsid, soomlased ju käisid meil siin tööl ja meie käisime Soomes tööl, et nemad võtsid rahulikult seda. Said aru Rootsi ka, sest paljud need ikkagi rohkem suhelnud juba ajalooliselt, ega siis palju neid selles mõttes ei olnudki, aga nende poolt toetus mingisugune toetus oli kindlasti. Kui palju oli nüüd välisajakirjanikke, kes siis kas rahareformi läbiviimist kajastasid või pärast rahareformi läbiviimist hakkasid Eestis käima ja kirjutama sellest, et Eesti on nüüd selles mõttes täiesti eesrindlik riik, et endine NSV Liidu esimene vabariik, endine vabariik, mis tegi oma raha ja sel rahal läheb hästi? Eks mõned kindlasti olid, aga ma nüüd täpselt ei mäleta, kui palju neid oli kuskilt Läänest või Soomest või eks mõned ikka olid, aga see ei ole nagu meeles, et eks mõned ikka ju olid. Te ütlesite, et käisite kohe 2 tundi pärast seda, kui raha juba oli vahetuspunktis välja jagatud Kiievi poes, et kas te oma esimese ostu kroonidest tegite Kiievi poest? Ei teinud. Mul ei olnud midagi osta nagu vajagi, et kõik nagu oli olemas ja sai perevahetus ka raha kuidagi, saime seal vahetada esimese päeva jooksul vist õhtupoole. Aga ma arvan, et esimesed kroonid, vaata, Uugalas toimus 22. toimus krooni nii-öelda sünnipäevapidu. Ja ma arvan, et ma oma esimesed kroonid kulutasin seal ühed ringi ostmiseks, et ei, ma enne ei kuluta, polnud aega lihtsalt, ega ma ei saanud. Milline see üldisem vastuvõtt oli, et inimesed loomulikult ootasid väga oma krooni, tahtsid leinile piltiga väärtuseks muutunud rubladest lahti saada, aga milline selline, ütleme, see esimese nädala või esimese kuu reaktsioon oli, et milline seda mäletad, et kuidas rahvas selle vastu võttis? Ma arvan, et see oli ikka positiivne. Täiesti, ei olnud küll kuulda midagi. Siin muidugi oli igasuguseid asju. Need olid tuleb meelde need hoiused, mis nagu ju pensionärid ütlesid, et mis nüüd hoiustega saab, nende hoiused ju sisuliselt läksid väga väikeseks ju ja kodus
mõni hoidis kodus, see sai ju teatava summa üle selle 1500 rubla, et vahetati ju väga karmi kursiga, kui sa tahtsid vahetada. Et selles mõttes neid oli, et mingid jutud hoiuste või pensionide nullimisest, aga tasapisi ju hakkas, et kõik tegelikult olid vastu võetud ju otsused, et saamata jäänud palgad enne rahareformi makstakse juba välja kroonides, peale rahareformi, pensionid samamoodi, nii et nad summa suurus, väike muidugi, aga ikkagi kohe nad said ka esimesed kroonid kätte kõik peale rahareformi. Nii et, kohe pärast rahareformi toimus ka põhiseaduse hääletus, kus siis Eesti kodanikud hääletasid selle, et kinnitati või kiideti heaks läbi ajaloo esimesel Eesti rahvahääletusel meie uus põhiseadus. Kui te nüüd neid kahte olulist asja võrdlete, et kumb ühiskonnas rohkem vastukaja tekitas? Seda ma nüüd küll, ma arvan, et mõlemad said vastukaja ühiskonnas sellepärast, et mõlemat oli vaja ju, ega siis pärast Nõukogude Liitu oma riigi põhiseadus vastu võtta on väga suur ja tõsine asi ju, ja sealt said inimesed väga palju kindlust ju juurde sellele, mis meil nagu ütleme, et ka 91 august, kui siis löödi haamriga see, et Eesti on vaba, iseseisev, suveräänne riik, siis rahareform ja siis ka põhiseadus, et need komponendid kõik andsid rahvale minu meelest väga palju niisugust iseteadvust ja indu edasi elada ja töötada. Rääkige palun sellest ka, et kui teil oli selline unikaalne töö tehtud, et te olete Eesti ajaloos esimene ja ainukene ja viimane rahareformi komitee büroo juhataja, et kuidas te siis Eesti Panga asepresidendiks saite? Jah, kuidas ma sain siis? Ühesõnaga siis see büroo ju lõpetas ära. Mingil hetkel rahareform oli tehtud, siis polnud ju teda enam vaja. Ja siis tuli hakata, Eesti Pank hakkas ennast organiseeruma nii-öelda, struktuuri looma, igasuguseid niisuguse asju tegema ja mingil ajal siis juba vist natukene enne rahareformi tegi Siim Kallas mulle ettepaneku, et kas ma oleksin nõus nagu asepresidendi koha vastu võtma. Enam-vähem umbes me rääkisime sellest, mis mu funktsioonid saavad seal olema, aga see selgus jälle siis, kui me juba töötasime ja ikka samamoodi uus asi. Me polnud ju keegi enne keskpanka teinud. Samamoodi me polnud enne ka rahareformi teinud. Mis on selline sellest rahareformi ettevalmistamises siis 91. kuni 92. aasta suveni, et kas oli mõni selline hetk, mis oli selline eriti liigutav, meeldejääv, ülev? Eks see, kui raha veeti välja rahavahetuspunktidesse, just see ilus ilm ja rahvast, need mehed tegid niisugust tööd, et siis oli mul natukene niisugune hästi liigutav tunne. Ja teine oli see toidupoes krooni hindades kauba nägemine. Need olid niisugused liigutavad momendid, sest see oli inimlik niimoodi, emotsioon oli laes. Kui veel üldistavalt korra mõelda, et kui praegu tuleks teie juurde mõni, ütleme siin järgmisel nädalal tuleb mõni Saksa ajakirjanik, kirjutab lugu sellest, et Eesti tegi 30 aastat tagasi Ida-Euroopa kõige edukama rahareformi ja küsib, et mis see võtmetegur oli? Mis see 1 või 2 lauset on, mis olid need kõige olulisemad asjad, mida te õigesti tegite? Edusaladus oli see, et me kehtestasime niisuguse rahasüsteemi, fikseeritud kursiga valuutakomitee süsteemi. Et see tagaski kõik selle, mis edaspidi toimus. Ja seal tegelikult oli ju ka välisoponente päris palju, kes kahtlasid selles, et see süsteem, mis toimis Argentiinas, et kuidas seda saab nüüd hoopis teistsuguse majandusega ja ajalooga Eestis rakendada? Argentiinas on Kongis ja kus oli et väga kaugetes riikides on niimoodi tehtud, aga mis siis? Meie teeme siin ka niimoodi. Et see ongi see, et kui sa ise usud sellesse, mida sa teed, siis see tuleb hästi välja. Kas võib ka öelda tegelikult veel jätkuküsimus, et see, et Eesti tegi esimesena ära rahareformi, eduka rahareformi, kas see andis ka Eesti majandusele sellise aasta või 2-aastase või 3-aastase edumaa teiste sarnase ajalooga riikide eest? Arvan küll, et ikkagi üsna ruttu, mingi poole aasta jooksul juba usaldati täiesti Eesti krooni.
et selles mõttes polnud midagi. Kõik said teada, et kui mul on dollareid, ma võin saada teatava summa Eesti kroone, kui mul on teatav summa Eesti kroone, ma võin saada naelu, markasid, mida iganes, ja see kehtib ja nii on. Ja see tõstis nii ärimeeste kui kõikide inimeste niisugust enesetunnet ja usaldust. Aitäh, Enn Teimann. Mul oli suur au vestelda inimesega, kes on Eesti Vabariigi ajaloos ainukordne selles mõttes, et on pidanud ametit, mille täpne nimetus on siis Rahareformi komitee büroo juhataja aastal 1992. Sellised inimesed pole olnud enne teid ja ei tule ka pärast teid. Tänan teid väga sisuka vestluse eest. Aitäh!